Te kuulate saadet, mis räägib poliitikast kristlase pilgu läbi. Te kuulate saadet Sinu riik tulgu. Väga hea meel taas olla tagasi siin selles meie podcastis Sinu riik tulgu ja mis siin ikka muud öelda, kui et tere tulemast Monika jälle tagasi. Sa oled mööda maailma ringi rännanud praegusel hetkel ja oled näinud seda, mis mujal maailmas toimub praegusel ajajärgul erinevates kohtades. Erinevad ülesanded on muidugi ka olnud, selge see, eks ole, et ühte kohta sa läksid lihtsalt nii-öelda nagu külla, teises kohas sa olid nii-öelda palvus hommikusöögil. Ja noh, sellest me saame ka rääkida, kusjuures, mis see endast kujutas ja kuidas see kõik välja nägi seal selles kohas. Ja eks me räägime siin oma Eesti teemadest ka, nii et hea meel on siis kõigest sellest nüüd taas jagada. Oleme siin vahepeal kuu aega on läinud mööda kui viimasest ajast, kui siin sai oldud ja ütleme niimoodi, et kõik läheb täpselt sellisel moel, nagu on näha, et ta peaks minema. Ja, et eks et ajad võivad tunduda praegu sellised keerulised ja segased ja et me nagu näeme, kuidas just ütleme sellisel globaalsel, me oleme rääkinud, kuidas maailm on nagu mingisuguses globaalse ümberformeerumise faasis ja ütleme kristlikust perspektiivist me näeme, kuidas asjad, nagu sa just ütlesid, et kõik liigubki nagu õiges suunas, et täpselt nii nagu asjad minema peavad. Aga inimesed elavad ikkagi sellises nagu lühemas perspektiivis ja seda segadust on praegu hästi palju ja mul isiklikult on kes ma ka jälgin, olen saanud, nagu sa ütlesid, et ma käisin välismaal, ma olen saanud nagu seda näha natukene nagu väljaspoolt, siis teine asi on see, et sa nagu Eestis elades, kui sa ei ole selles nii-öelda peavoolu inforuumis kogu aeg nendes küsimustes, mis meile siin olulised on. Et siis sa ka näed võib-olla asju natukene, suudad näha laiemalt, aga praegu ütleme see täna hommikul just sõitsin tööle ja kuulsin siis, kuidas kõik seal osad meie arvamusliidrid siis ka, nad ju iga päev on sunnitud arvamust avaldama selles osas, mis toimub siis Ukrainas, mis toimub siin ütleme Euroopas ja ütleme ka see, et need arvamused siin Ameerikas toimuva suhtes ja Donald Trumpi suhtes, et see on nagu nii huvitav vaadata, kuidas ka need on nagu muutumises, et kuidas veel algul, kui siin sõna võeti ja kuidas paugutati kõvahäälselt, nii Ameerika, kuidas kõik on valesti, kuidas kõik on halvasti, kuidas Trump on loll ja kuidas ma ei tea, see Ukraina ja Euroopa, see teema on veel, see sõjateema on veel eriti, et siin me oleme kogu aeg rääkinud rahust, eks ole, ja oleme saanud nagu päidi jalgu sellest ja nüüd imed, need, kes kogu aeg on rääkinud siin sõjast, hakkavad ka juba rahust rääkima ja samal ajal on mingi seltskond, kes ikkagi väga sellest sõjateemast veel kinni hoiab, neil on omad business as usual põhjused loomulikult, eks ju, ja ka ühesõnaga võimu säilitamise nimel, nad hoiavad sellest kinni, aga asjad jooksevad nii kiiresti neil eest ära, et ainult kui sa vaatad neid asju nii-öelda jumalikust perspektiivist, siis sa saad aru, et tegelikult kõik läheb väga õiges suunas ja ei ole vaja üldse paanikas olla, ei ole vaja üldse hirmul olla, sellepärast, et Jumal on praegu korraldamas neid asju omal viisil ja väga kenasti, et see, kuidas ma ütlen, see selline usalduse teema on, mul on nagu hea meel, et kristlasena ka just, et see usalduse teema on igapäevaselt ka minus endas sees väga, väga tugevalt esil, sest et teist varianti ei olegi see, muidu see lihtsalt nagu, kui sa ainult seda maapealselt või siin toimuvat vaataks, läheks nagu hulluks, eks ju. Et ma soovitan, ma tõesti siiralt ka soovitan kõikidele kristlastele vaadata oma südamesse, oma sisimasse läbi sellise jumaliku perspektiivi ja see võtab need sellised hirmud selle kiire jooksu ees, kus me praegu nagu maailmas oleme, võtab päris kenasti maha. No minul oleks üks suur soovitus muidugi kõigile neile, kes on, et
kunagine üks suur usumees oli Smith Wigglesworth ja temal oli niisugune noorem õpilane, kelle nimeks on Lester Summerall ja ma arvan, et kes on natukenegi usumaailma asjadega kursis, siis teavad neid mõlemat meest, et palju nad tegelikult on panustanud, palju nad üks on panustanud just erinevatesse liikumistesse ja ususõna ja kõikidesse nendesse liikumistesse ja siis teine on olnud see mees, kes on üsna tugevalt jaganud näiteks Aasias ja igal pool mujal ja töötanud seal ja on väga konkreetne mees olnud. Mõlemad on küll kahjuks nüüd juba lahkunud ja läinud Jumala juurde. Aga vaat siin oligi üks niisugune väga huvitav moment, hakkasid mulle sellest meediast rääkima, eks ole. Vaat mis ma tahan siin juurde lisada just nimelt sellele, et kristlased, mis mu soovitus on, ärge tarbige meediat ilma küsimata, kas see, mis jagatakse, on see, mis tegelikult peaks olema. Juba siis, mis ma seda teema üldse üles võtsin, juba siis oli see, et Summerall, kes läks siis Smith Wigglesworthiga kokku saama, ta oli niisugune vanem mees juba ja Summerall oli noor, siis see oli 30-ndatel. Ja siis ta oli teinud, tahtis olla niisugune moekas, pani endale ühe ajalehe taskusse seal, eks ole. Ja siis Smith Wigglesworth ütles niimoodi, et sina võid sisse tulla, aga seda asja sa minu majja sisse ei too. Ajalehte sa minu majja sisse ei too. Nii et see nagu pani nagu selle asja nagu paika, eks ole. Ja meil peaks olema tegelikult samasugune perspektiiv, kui me vaatame seda meediat. Me ei saa võtta sealt kõiki neid asju sellise suunitlusega, et kõik see, mis seal on tõsi. Sest ma räägin, ma näen seda arengut sellest suunast. Võtame kas või meie oma meedia koha pealt. Meil on olnud tohutu portsjon inimesi, kes võtavad seda meediat nagu sulatõtt. Nad ei küsi enda käest seda, miks miski asi on. Ma vaatan nüüd seda meediat näiteks, seda sama, võtame Delfi näiteks. Delfi meedia kirjutas täna artikli, et Euroopa juhid koonduvad Trumpi selja taha. Kas me räägime seda, et 2 kuud tagasi oleks sellist asja rääkitud just sellest samast kanalit? Ei, peksa anti. Ja vaata, selles ongi see asi, et sa ei saa just nimelt uskuda seda asja, mille nimeks on meedia sellisel moel. Ta tegelikult võtab su kätte, ta jämmutab su ära ja sülitab siis välja. See on see paratamatus. Just, ja vaata, kui sa lähed, nagu sa ütled, me räägime siin, kuidas ka ütleme, sa ütled 2 kuud tagasi peksti, kuule 6 aega tagasi veel peksti. 6 aega tagasi, nädal aega tagasi veel peksti ja sõimati Trumpi ja vastandati ennast nagu eurooplasena või euroopana vastandati, eks ole, nii kõvasti just nimelt Trumpi administratsioonile ja Ameerikale. Et lihtsalt mõtlen, et see on oma vaimse tervise huvides, eks ole, seda mitte tarbida praegusel ajahetkel just nimelt sellepärast, et kui sa ei taha olla kogu up and down, eks ole, kogu selles asjas, et sest nad ise jooksevad ka, eks ole, kord jooksevad ühes suunas, eks ole, siis jooksevad teises suunas, kas rumalusest või siis ühesõnaga, et nad teevad ju propagandat, et see on nagu oma küsimus veel, aga lihtsalt ka kindlasti on olnud meedias ja ka ütleme ajakirjanduses see, mida me ikkagi nimetame selliseks ajakirjanduseks suure tähega ja ajakirjanduseks vabaduseks ja need ajad on olnud, loomulikult on olnud, aga me oleme praegu elama nii hullu aega läbi, et sellist puhast uudist, objektiivset uudist, ükskõik siis millest ei olegi enam olemas. Kõik on ühel või viisil propaganda. Ja juba sellepärast ei ole nagu seda mõtet tarbida, et ma tõesti ütlen, et tarbige kas või nurmenuku teed. No ma toon siia kujundliku näite. Kes on nõukogude ajal elanud, mäletab sellist ajalehte. Venemaal oli see anti välja nagu Pravda. No meil oli edasi ja kommunist ja kõik aga vaata, pane nüüd tähele, eks ole, kõigepealt seda, et meil võis see olla, eks ole. Aga Venemaal oli Pravda. Tõde. Ja mis oli see eestikeelne nimetus selle? Tõde. Kui palju sellest tõtt oli? Vaat täpselt samasugune küsimus. Et selles suhtes ongi, et see peab olema meedia suhtes väga kriitiline. Eriti praegusel ajal. Kristlasena ikkagi läbi katsuda, selles mõttes sa ei saa öelda võib-olla ka inimesel, eks ole, et me kindlasti ei kutsu üles kedagi, et nüüd, ma ei tea, hoiduge, aga elage siin maailmas, isegi kui te loete, mina näiteks loen ka ikkagi, käin need meediakanalid läbi, võib-olla õhtuti, kui päeval ei ole aega, aga mina juba tean, et mul on see südamefilter, mul on see filter vahel, et ma lihtsalt loen seda, ja ma tean, mis asi see on. Ma ei võta seda, aga mis puutub meediast, me
oleme palju rääkinud ja noh, puutub see nõukogude aegsesse meediasse, siis mõnes mõttes need ei ole praegu võrreldavad selles mõttes, et nõukogude ajal oli see kogu aeg üks ja sama, et inimesed lihtsalt, see oli inimestele lihtsam. Aga see, mis praegu, nagu ma ütlesin, et üles alla, eks ole, sihitult kord joostakse, ühel päeval joostakse niimoodi laiali, teisel päeval võetakse mingi teine punkt, tormatakse niimoodi laiali ja lihtsalt inimesena sa lähedki nagu hulluks, kui sa seda kõike tarbid, et lihtsalt ma ütlen, et inimesed lihtsalt teaksid, kuidas nagu vaimselt ennast võib-olla sellest kaitsta või hoida, et loe, aga saa aru, mis see tegelikult on, ega seal muud sellist head soovitust polegi. On olemas see, kui sa oled kristlane, siis sul on arvatavasti, loodetavasti peaks sul olema püha vaim, kes annab sul, kes juhatab sind kõigesse tõtte, mis tähendab seda, et sa ei ole nagu Türita paat igas tõmbetuules ja meedia puhul ongi just nimelt see sama, nagu see ühtepidi ja teistpidi niisugune hüplemine, siis paratamatult ongi see, et kui sa oled Türita paat ja siis sa pead endale leidma selle sadama või selle, et kuidas seda laeva või seda paati nagu juhtida. Sest lõppkokkuvõttes ongi ju see, et mis on meedia ülesanne. Meedia ülesanne ei ole mitte kunagi hakata sind üles ehitama. Meedia ülesanne on teha seda, et müüa ükskõik missugust asja, ükskõik missuguse hinna eest. Ja kui ma ütlesin, et Venemaal oli, või Nõukogude Liidus oli leht nimega Pravda, siis tõde sealt otsida ju ei maksnud selles osas, olgugi, et ta nimi oli Pravda ja ütleme ka praegusel ajal on nagu täpselt samamoodi, et tõde on niivõrd suhteline, mis ajakirjandus pakub meile, nii et ainukene asi, mida sa saad teha üleüldse, et kui sa näed mingit uudist, mis tundub niimoodi, et vot see on see asi, võtame selle sama see koguduste seaduse, koguduste ja kirikute seadus, eks, siis palvetad selle eest. Ega ma tean seda, et kogudused palusid selle eest konkreetselt. Kogudused võtsid selle koguduste ja kirikute seadusena võtsid selle nii-öelda pulkadeks lahti. Kogudused palvetasid selle eest, palvetavad kindlasti edasi ka veel selle eest. Aga sellest tulebki kogudused palvetada. Palvetavad ka selle eest, et Eesti poisse ei saadetakse Ukrainasse, kui meil on mitu diviisi Ukraina mehi siin nii-öelda 10 000. See on tegelikult, üks diviis on kuskil 1000 meest. Jah, ma arvan 10 diviisi. See on 10 diviisi kuskil. Kõik, kes on sõjakõlbulised, kes saaksid tegelikult oma maad minna kaitsma. Ja pool miljonit nii-öelda mobilisatsioonialust meest. See on tegelikult selline avalik informatsioon, 500 000 on terves Euroopas. Nii et kui siin vahepeal oli, me ei taha tegelikult selle Ukraina sõja, ma arvan, et meil ei ole mõtet selle tunni aja sees seda teemat veel eraldi avada, aga lihtsalt mingi hetk oli selle sõja käigus ikkagi väga selgelt räägiti ka selleks, hakati rääkima, et Ukrainal ei ole enam inimressurssi, et seda sõda nagu efektiivselt jätkata, sõda on jätkunud ju siiamaani väga suurte kaotuste hinnaga ja suurte hävituste hinnaga, aga see 500 000 käidi ju tegelikult välja ka siis Zelenski administratsiooni poolt, et põhimõtteliselt neil on puudu juba mingi 500 000 meest, vabandust, need 500 000 olidki kõik Euroopa peal laiali, et ja ma markeerin võib-olla ära ka selle, et kui me nagu imestame, et miks siis Eestis tehakse algatus, et saadame 150 Eesti poissi Ukrainasse, kes võitleb meie eest, et ma räägin see propaganda retoorika, et siis miks ei tõstata, Zelenski käis siin juba siis, kui Kaja Kallas oli veel peaminister just, ja et Zelenski tegi selle ettepaneku, et ma tean, et neil on ju ka see informatsioon olemas, et siin on meie inimesed, et teeks koostööd, et Ukrainal on omad hoovad, kuidas nad saavad, nad ei annavad seal kellele saavad dokumendid otsa, nad ei väljasta enam dokumente saatkonnas, nad peavad minema Ukrainasse tagasi, et nad oleks kui me koostöös oleks seda teinud, et me Ukraina tahtis nagu neid tagasi saada, aga Kaja keeldus. Ja nüüd, kui me vaatame, et kuidas Tööandjate Keskliidu siis juhid täiesti avaliku tekstiga räägivad, et mõtle, kui hirmus, kui nüüd peaks tulema, kui Ukrainast tuleb rahu ja ukrainlased lähevad tagasi oma kodumaale, mis peakski olema eesmärk, et nad lähevad oma kodumaale, oma kodumaad üles ehitama. Teine peaks olema siis. Just, et mõtle, kui õudne Eesti majandus kukub siis kokku, et ukrainlased töötegijad lähevad ära, eks ole, et see oli nagu see, miks neid ei taheta siit ära lasta, et
aga noh, mina nagu mõtlen, et mida ma, kui nad nagu seda niimoodi räägivad, et mida ma just kuulsin, et kas noh, nii-öelda mingi loogika mõistes võiks siis nagu neile ette heita seda, et te ju tegelikult kiidate Putinit praegu selle eest, et ta alustas Ukrainas täiemahulist sõda, mistõttu Eesti sai sealt 100 000, üle 100 000 ukrainlase siia ja noh, need, kes käivad tööl, eks ole, need siis panustavad meie rahvamajandusse, et muidu meie majandus oleks juba 3 aastat tagasi äkki kokku kukkunud. Et noh, saate aru, eks ole, et see kõik, mis meie ümber praegu toimub, et see on, noh, ma ikka kasutan midagi teha, ütlen ingliskeelse sõna business as usual ja see on nagu tegelikult nii haige, et me oleme ka selle sõja teemal väristame pead selle üle, et oi jaa, mis Ukrainas pommitatakse, Ukrainas nii ja Butša nii ja kõik, eks ole, mis sõjakuritegud, seda on väga kole asi ja tehaksegi kuritegusid ja väga õudseid asju tehakse. Aga väristada pead, et oi kui õud, aga samal ajal jällegi rääkida, ei, sõda peab jätkuma, rahu ei tohi tulla, nagu meil siin oli, eks ole, ja viimane. No ma kuulsin jah, Mihkelson ja kõik, kes. Just nimelt viimane oli Mihkelson, kes ütles selle siin paar päeva tagasi välja, et ei, mingit rahu ei tohi tulla, siis veel ei olnud ka Putin käinud seda mõtet välja, et noh, et riigijuhid peavad selle rahu ära sõlmima, et ei, mingit rahu ei tohi tulla, sõda peab jätkuma. No vabandust, et jah. Ja, aga sõda, vaata, temal on lihtne öelda, sellepärast, et temasugune inimene on siin ja tema siin kraaksub selle koha pealt ja ütleb asju välja, mis tegelikult temasse ei puutu. No ta ütleb neid asju välja ka sellepärast, et need ei ole ka tema sõnad. Ta räägib tegelikult kellegi teise juttu, mis on kusagil need plaanidega, me teame, et meie teame seda, et tema räägib seda siin. Just. Aga mis ma tahtsin öelda selle koguduste koha pealt, et kogudused ju palvetavad, vaata need samad teemad, eks ole, ja see koguduste, et on palunud selle kirikute koguduste seaduse pärast, sellepärast, et lõppkokkuvõttes me ju teame nagu nii, et see ei ole mõeldud ainult ühe kiriku nii-öelda ohjamiseks. See on suurem plaan. See on suurem plaan ja selles suhtes me saame väga hästi aru sellest, et miks see nii on. Sellepärast, et kui kirikud ja kogudused ütlesid ju abieluvõrdsusele suhtes ikkagi eitavalt, nad ütlesid ju eitavalt, siis tähendab ju tegelikult seda, et kättemaks on see, mis on siis riiklikul tasemel üritatakse neile teha. Ja selles suhtes ei ole ka meil peapiiskop rumal, ta saab väga hästi aru, miks pärast. Aga ta on väga hea poliitika selle koha pealt, ta saab väga hästi aru, miks pärast see seadus on, seal ei ole ka, ütleme, seal on väga paljud inimesed, ma arvan, et seal ei ole ainult käinud ka Varro Vooglaid, kes on juhtinud tähelepanu sellele, et ma arvan, ka peapiiskop on juhtinud sellele teemale tähelepanu, kuigi sellest ei ole räägitud. Ma usun seda, et see on. Ja ütleme, see on nagu see üks teema, mille pärast kogudused on nagu palvetanud ja nad palvetavad kindlasti veel edasi, sellepärast, et seal peab tulema lahendus. See Ukraina teema, et saata meie poisse sinna, me juba rääkisime pikalt sellest ära, eks ole. See on see teema, mille pärast on palutakse kogudustes. Et mitte üks Eesti mees ei pea minema teiste pärast sõtta, kui siin on olemas, kui sa ütled mulle, et siin on 10 000 umbes. Umbes 10 000, see on tegelikult päris armee korpus juba. See on ikka päris suur, diviis, nagu ma ütlesin, on kuskil 1500 vist. Aga jah, see on nagu see on juba korralik armeekorpus ja ütleme, nad saaksid seal muuta neid asju, kui Euroopas on sõjakõlvulisi üle pool miljonit. See on ju tegelikult 500 000. See on ju tegelikult päris suur armee juba. Ja sellest oli. Ja kõik nad on sellises heas mehed, kes suudaksid kas või tuua seal mingisugust lahendust. No võt, meie tegelikult kristlastena, vaata, üks mõte oli mul veel, Hennu. See mõte on see, et kui sa rääkisid meile sellest, et kui tööandjate keskliit rääkis, et palju see, kui nad nüüd ära lähevad, eks Eesti majandus kukub kokku. Vabandust, aga siin on üks sihukene käär. Meil on Eestist selle viimaste aastate selle sõja õhutamise ja kõige selle tagajärjel. Maksude ja kõige muu selle ralli tagajärjel on tegelikult lahkunud üsna palju neid inimesi, kes on aktiivsed. 40 000. Jah, kes on läinud ja kes mõtlevad, et aga äkki ma ei tulegi tagasi. Ja need on noored inimesed ja nad on läinud peredega ja ma tean oma, me kõik teame kedagi, kes teab kedagi, eks ole. Et see on täiesti traagiline, mis toimub, aga ma tuleks nagu selle. Jaa, aga siis me räägimegi sellest, et me oleme ise loonud need tingimused. Selleks ja siis pole tööandjate keskliidu juhil ka ju tegelikult millegi peale kurta, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, kui me oleme kaotanud
circa 40 000, natuke vähem, perekonniti lapsed ka sinna juurde. Kui me oleme läinud nii kaugele, et me oleme lasknud Eestist ära minna just need kõige paremas eas inimesed, kes tegelikult panustavad, siis tegelikult peaks nagu süüdistama iseennast kogu see riik, et miks seda siis on tehtud. Ja sellepärast, et ma saan aru sellest sõjaõhutus ja kõik see, aga mõtleme siia juurde ka veel see, et meil on ju, olgem ausad, miks pärast tegelikult kõike seda tehakse? Miks pärast tuua, sina käisid ju ka Usbekistanis. Kõik see teema on ju tegelikult sellest, et tahetakse ju saada modernset ja uuel moel odavat orjatööjõudu, kellele peab vähem palka maksma. Maailm on selle koha pealt üles ehitatud ikkagi sellele, et mingisugune ettevõtja, kes räägib, et tema tahab saada kasumit, siis see kasum ongi just nimelt see, et ta loob endale siis järelikult ka need võimalused maksta vähem palka. Ja see on ju tegelikult, miks pärast on igale poole tehtud, näiteks Hiina on tehtud igasuguseid neid ettevõtted on loonud sinna oma need baasid, kus nad teevad neid igasuguseid asju odavalt ja müüvad kallimalt. See, tavaline, täiesti tavaline. Kogu globaalne majandus ongi nagu selle printsiibi alusel aastaid liikunud Hiina. Ja nüüd me imestame, eks ole, kuidas Hiina on nii võimsaks saanud, eks ole, me oleme nii nõrgaks jäänud, sest me oleme ise selle äranud. Me oleme ise teinud, aga vaata siin ongi selline huvitav asi. See aeg ei ole enam mägede taga, kui see asi kukub ümber. Sellepärast, et kui hiinlane saab aru sellest, et ta ei pea olema ainult ori, vaid et ta saaks endale ka nii-öelda muretseda nii-öelda keskklassi moodi maja, auto ja kõik muud asjad sinna juurde. Vaat siis ei ole Hiina ka enam populaarne koht. Ja ma tegelikult ütlen, et ega hiinlased ei ole enam, me kujutame siin, et hiinlased on orjad, ei. Et tegelikult see, me peame ütlema laiemalt, et tootmine on liikunud Aasiasse, sest et Hiinas juba enam keegi riisikausikese eest ammu enam tööd ei tee ja hiinlased elavad kordi paremini kui meie, eks, ja nende keskklass on, tähendab ikka hoopis midagi muud. Meie keskklass on mingisugune, me oleme vaesed kirikurotid nende kõrval, et see, kuidas Hiina ikkagi kogu seda, mis globaalselt praegu kõik tema riigi kogu see majanduslik võimsus on liikunud Hiinasse. Nad on suhteliselt targalt seda investeerinud. Neil ei ole muidugi ka demokraatiat, neil on üks juhtiv partei, ikkagi selles mõttes selline ühe partei riik, kes kommunistlik ütleme siia juurde. Ja see muidugi, see partei nimi ongi kommunistlik, Hiina kommunistlik partei. Aga et kas ta, et see, kuidas nad seda kõike, mida nad on üles ehitanud, eks ole, see võib meile meeldida või mitte meeldida. Me oleme oma rumaluses, võib-olla ja ahnuses oleme, see kogu see teine lääne pool on sellega kaasa läinud. Nagu ma ütlesin, et nad on tootmise kõik viinud ära sinna, sest et olid ajad, kui hiinlased tegid riisikausikese eest tööd ja neid lihtsalt ongi seal veel praegu nii palju, neil on omad demograafilised probleemid muuses. Et see ei ole ka selline igikestev, et ja neil ka sellest nii-öelda heaolu tõusust hakkavad ka heaolu ühiskondade sellised, kuidas ma ütlen, hädad tekkima, eks ole, millega kompartei, seesama kompartei peab ka tegelema. Et see on väga-väga selline, aga mis ma tahtsin pigem nagu öelda on see, et tulles tagasi tuleme Eestisse tagasi, et ma ütlesin ka selle keskliidu ühendajate keskliidu juhi nimi praegu on Hando Sutter, kes oli siis endine energeetikajuht ja ma talle omavahelises vestluses ütlesin, nad on nüüd angažeeritud kõik sinna nii-öelda peaministri majandusnõukotta, eks ole, kutsus ettevõtjad kokku, eks ole, et me teeme nüüd nõukoja endale siia, eks ju. Et kui midagi, see on tüüpiline vastutuse printsiip. Punkt 1 näitab seda, et nad ise ei oska midagi välja mõelda, eks ole, kutsume mingi nõukoja kokku ja siis, kui ikkagi nihu läheb, siis nemad vastutavad, ega me ei vastuta, see on nagu see. Aga ma ütlesin Hando Sutterile, et sina endise energeetikuna peaksid nagu väga hästi aru saama, et mis on nagu ettevõtjate põhimure, miks sa tuled ja räägid praegu, eks ole, et teil on nagu tööjõudu vaja, te räägite nagu odavast tööjõust ja selles mõttes ma saan aru ettevõtjatest väga hästi, et kui kõik sisendid on läinud kalliks, me räägime energeetikast, me oleme 21. sajand, meil on energeetika sajand ja odav või kallis energia määrab ära selle, kuidas meil läheb majandusel, kuidas meil läheb ettevõtlusel, ettevõtjatel laiemalt ja see
üks kõige suurem sisend praegu, mis on kalliks aetud, on ju, et noh, maksud on sinna nüüd juurde tulnud, eks ole, viimase 2 aastaga. Et kõrged maksud, mis ei pidanud tõusma, lugege huultelt, et see sisendenergia, kõrge energia hinna näol, mis veel kogu aeg ju kasvab, on ettevõtjatel kõri nii kinni pigistanud ja nüüd te tulete välja ainukese ettepanekuga, et veel saaks edasi elada, on see, et armas härra, lase elada, me läheme valitsuse juurde, laske meile nüüd veel seda odavat tööjõudu sisse, eks ole. Et noh, et see on nagu nii, noh, see on ikkagi see vana nali, mitte vana nali, vana jutt sellest, kuidas noh, sul hakkab nagu soojem külmas vees, kui sa korraks püksi pissid, eks ole, et korraks hakkab soojem, aga noh, midagi sellest ei muutu ja noh, külm on ikka läheb ja sullemaks lõpuks sured ikka võib-olla sinna külma vette ära. Aga jällegi, et noh, tuleme tagasi selle saate alguse juurde, et Jumal toimetab oma väga, väga kindlal moel ka nendes küsimustes praegu. Ja need asjad on muutumises ja noh, ma ei tea, me peame tegelikult jõudma ju rääkida siin veel kõikidest muudest teemadest ka, aga noh, lihtsalt ka kristlasena ma ütlen, et ikkagi tuletan meelde, et Jumalal on 1 aasta kui 1000 aastat kui 1 päev ja 1 päev kui 1000 aastat, et olgem kannatlikud ja püsime nagu Jumalas, nagu sa ütled, püsime selles pühas vaimus, kes annab meile selle kindluse, et me ei lähe iga päev närvi mingitest uutest nendest suundumustest, juhtumistest, kõigest, mis tunduvad noh, nagu nii koledad ja nii jõudsed ja mõtled, et kuhu see maailm on minemas. Et Jumala plaan kõige selle juures on olemas ja see, noh, Jumala plaan võidab nagunii, et me elame läbi keerulisi aegu, aga ega siin meil kristlastena ei olegi muud võimalust, kui Jumalale toetuda nendel keerulistel aegadel. Jah, aga see on põhimõtteliselt sama, mis ma ütlesin, et tarbige meediat mitte sellisel moel, nagu meedia tahab, et teie tarviksite seda. Lihtsalt, kui seal on teema, mille pärast palvetada, siis loomulikult võtke see ette, nagu ma juba ütlesin, mis teemad on olnud aktuaalsed. Kui seal on midagi, mida pole mõtet tarbida, mida pole mõtet uskuda, ja noh, siis ongi see, et on hea võimalus televiisorist seda mitte vaadata ja internetis seda mitte lugeda ja ongi kõik. Või noh, kui lugeda, siis igatahes teadmisega, et see, mis on, et 90% sellest ei pruugi vastata tõele. Ja et see on lihtsalt kellegi väga-väga subjektiivne hoiak, arvamus, sellepärast, et selle on ju kirja pannud, kes ikkagi inimene. Ja noh, ütleme, et see inimene, võtke parem piibel ette, sellepärast, et seal on ka inimesed küll kirja pannud selle, aga nad on Jumala vaimust on juhitud, kui nad on selle kirja pannud. Nad teavad väga hästi seda, mis on mis, eks ole. Ja ega see meedia ei ole ju selles suhtes nagu muutunud. Sellepärast, et noh, võtame siin Vana Testamendi, eks ole. Saulile tuli, rääkis ka keegi seal, et mida Taavet teinud on. Noh, aga mis see oli? See oli täpselt nagu meie aja meedia. Meie aja meedia, see oli noh, mingisugune kõlakas. Jah, aga Saul nagu oleks lugenud ajalehte, Pravdat nii-öelda ja võttis sellest, sai nii-öelda oma tõe Taaveti suhtes ja siis ta hakkas niimoodi vaikselt ketrama seda pilti selle mehe suhtes. Noh, mis muidugi oli see, et Jumal oli muidugi juba Saulile muidugi mõista andnud seda, et sinu kuninga võim, ma võtan sult selle ära ja annan paremale mehele. Aga noh, lõppkokkuvõttes tema ketras, seal ütles üks, seal ütles teine, noh, kes olid kusagilt, noh, nii-öelda rääkisid talle. Ajakirjandus on täpselt samamoodi. Ta lihtsalt võtab ühe teema ja kusjuures väga paljudel juhtudel meie oma teemad on noh, jäävad kuidagi nii-öelda tahaplaanile selle koha pealt, mis toimub mujal maailmas. Aga mujal maailmas uudised võetakse valikuliselt just sealt, kus nii-öelda tundub, et võiks nagu võtta. No mis tõestaks ära või kinnitaks seda narratiivi, mida meie siin nagu tahame rahvale öelda, et noh, seda muud informatsiooni, noh, mis räägin nagu, mis koha peal toimub, et me kõik, mina vähemalt loen ka muu maailma meediat ja näen, kuidas mingi asi, mis on kusagil hoopis teises kontekstis võib-olla noh, nagu uudisena olnud ja uudisena ka kirja pandud, võetakse sealt üle Eestisse hoopis nagu mingil teisel moel ehk et ja seda tehakse ainult ühel eesmärgil, et saaks kinnitada seda narratiivi, et noh, kõige naljakam, mille peale noh, tõesti muigad on see, et kuidas nüüd siis
see, et Putin tuli peale seda 9. maid öösel tegi siis selle avalduse, et hakkame, et mina nüüd teen ettepaneku, et hakkame nüüd päriselt rahu üle läbi rääkima ja kõik on, et siis kõik on umbes nüüd, et kus see siis nüüd tuli ja kõik, seal taga on palju suurem plaan, palju, seal on suured plaanid, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et Putin otsustas, et lähme trigerdame nüüd natukene neid, eks meil see trigerdavad ka, aga see sama seltskond, eks ole, kes on siin kogu aeg nii-öelda see sõjapartei seltskond ja see tahtekoalitsioon. Ma tean, et me oleme Euroopa Liidus ja NATO-s, eks ole, me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme Euroopa Liidus ja NATO-s. Ja nüüd, eks ole, imet, nüüd me oleme ka mingis tahtekoalitsioonis, eks ole, meil ei ole mitte mingisugust, see ei ole organisatsioon, see ei ole siduvat seda sisu ei ole, sellepärast, et see on lihtsalt mingi, nagu öeldakse, tahtekoalitsioon. See on mingid tüübid on kokku tulnud, eks ole, kes nagu üritavad tegutseda kuskil ja midagi nagu kas siis öelda ja arvata, aga kuhu ma tahan välja jõuda on see, et kuidas propaganda nüüd seda keeras, oli see, et Putin öösel, peale võidupüha öösel mingi kell 1 või 2 tegi selle avalduse sellepärast, et ta sai aru, et tahtekoalitsiooni selline jõud on nii tugev ja eesmärgid on nii tugevad, et ja Euroopa lubas jälle sanktsioonid ja Trump rääkis ka midagi sanktsioonist, et Putin hakkas nüüd kartma ja näed, et see tahtekoalitsiooni töövõit on see, et Putin hakkab rahust rääkima. Aga mida ma tahan... Kas ma võin öelda see? Putin ei karda seda tahtekoalitsiooni, ta ei karda eurooplasi. Ei, muidugi mitte. Aga mida ma tahan veel öelda on see, et need, üks asi on see, mida me nagu praegu silmaga näeme ja meediat, see, mis me siin tükk aega rääkinud, aga ütleme see selline kurjus ajab oma asja edasi ka üsna sellisel, ka oma järjekindlal ja ka oma salajasel moel ja mida me nüüd, mis võib-olla avalikkuses käis korra läbi, aga on see, et meil on olemas Riigikantselei juures selline asi nagu, see oli tähtpäev, riiklike tähtpäevade nõunik või ei, sümbolite nõunik või mingi selline, eks ole, mingi noormees on. Ja juba käis uudistest läbi see, et ja võib-olla keegi pannud tähele, aga kristlastena just, et riiklike tähtpäevade kalendrist, mis on nagu seadusega määratud, eks ole, kus on lipupäevad ja kõik tähtpäevad, mis on ka nagu riigipühad, mis on ka vabad päevad, eks ole, inimestel need punasega seal, et võtta välja osad kristlikud pühad. Ja siis ma nagu ma lugesin seda ja mõtlesin, et kui suur peab olema see kurjus selles süsteemis ja nendes inimestes, et nad nagu päriselt ka, ega siis see ei olnud ainult uudis, selle nimel on ju tegutsetud, järelikult kusagil ikkagi see idee on tulnud ja selle nimel ka keegi teeb väga sihikindlalt tööd, et me siis räägime, mis meil on, eks ole, meil on jõulud ja ülestõusmispühad, aga meil rohkem kristlikke pühasid ju teatavasti ei ole selles kalendris ja teine asi, seal on veel, ja siis nüüd on see eutanaasia asi, sellest me peame ka tegelikult rääkima, see peaks olema ka, see on koht, kus kristlased peavad nüüd ka väga tugevalt palvetama, et eellugu on see, et mingi aeg tagasi saadi juhuse tahtel kätte üks inimene, kes oli konstrueerinud aparaadi, millega tema siis läks kuskile inimese koju, kel see oli ühesõnaga vaevles seal valudes ja oli oma kõikidele sugulastele öelnud, et ma tahan ära surra ja siis ühesõnaga see informatsioon viis lõpuks selleni, et see inimene läks oma masinaga siis sinna teisele inimese koju, seal sees, tema aparaadi sees oli üks gaas, mida ma tahan ära surra inimene hingas sisse ja tema siis ära surigi ja siis see inimene, see mees siis kasseeris selle eest perekonnalt 3000 eurot, võttis oma aparaadi ja läks minema, siis kutsuti kiirabi, fikseeriti surm ja oligi niimoodi. Ja ta tegi seda 2 korda niimoodi, et ta vahele ei jäänud, 3. kord jäi vahele sellepärast, et ma ei tea, kas gaas sai otsa või on selles konsistentsis ja inimene ei surnudki ära. Ja siis läks lahti ja ta võeti kinni, ta sai 2 kohtuastmes, mõisteti süüdi. Ja nüüd tuli uudis, et Riigikohus mõistis ta õigeks.
Meile võib tunduda see, võib-olla kui me vaatame lihtsalt nagu kohtupraktikat, et et ongi, et sellest meil ongi 3 kohtuastet, et nad kõik teeksid mingisuguse, kas siis ühise otsuse lõpuks või siis ka kuidagi eraldi otsuse, et me kunagi ei tea, eks ole, võib-olla üks kohtuaste jättis mingi asja tähele panemata, teine mitte. Ja lõpuks ikkagi lähevad asjad Riigikohtusse, Riigikohus, kui ta ei taha, kui ta tahab poliitilist protsessi viia, siis ta ei võta üldse vastu, nagu Kert Kingo küsimust, eks ole, lasi teisel kohtuastmel jätta siis selle otsuse jõusse. Aga kui on vaja seda nii-öelda surmaabiteenuse pakkujat õigeks mõista, siis ta võttis selle vastu ja mõistis ta õigeks ja ma kuulsin seda riigikohtuniku juttu ja see oli, siis mul tekkis küll selline küsimus, et kui kaugele see kurjuse vaim võib üldse minna. Et see on selge, et inimene saatis ikkagi, tegelikult sõna otseses mõttes vanade sellise, me kõigi eetiliste ja moraalsete printsiipide järgi me ütleme inimestena, jah, ta mõrvas tegelikult 2,5 inimest, kolmas jäi ellu. Aga see soov tal oli ja ta võttis sellest veel raha ka. See ei olnud niimoodi, see riigikohtuniku jutt oli umbes niimoodi, kui mina annan sulle nööri ja sina lähed sellega metsa ja pood ennast üles, siis mina ei ole süüdi nööri andjana. Aga vabandust, ja see, kuidas ta otsis nagu neid õigustusi, eks ole, miks sai õigeks mõista, ütles, et see on nii selline asi, et me ei saagi üheselt seaduseid, me ei saagi selliseid seadusi teha, mis oleks nagu üheselt mõistetavad, et me elame sellises maailmas, kus peabki olema tõlgendamisruum. Ja see oli nagu nii ohtlik jutt, ma kuulen kui Riigikohus, et see on väga selge. Praegu meil oli Riigikogus, ma räägin võib-olla pikalt, aga ma tahan, et inimesed saaks aru, kus maal, ka eriti kristlased, kes peaksid palvetama praegu sellest, sest et eutanaasia teema on selline asi, mis peaks meil oluline olema. Ja sellest hakatakse kindlasti. Võetakse see asi ja peab hakkama kindlasti tegelema. Aga praegu me nägime, et nii-öelda poliitikud, valitsevad poliitikud ka ei olnud tegelikult, see tuleb jällegi väljaspoolt, see tuleb nagu globalistide poolt, siis me teame, et teatud riikides see on olnud ja see on üks selline satanistliku plaani elluviimine ju ühesõnaga maailmas. Ja see globalistide plaan see on, eks ole, et see eutanaasia, ühest poolt me aborteerime lapsi, eks ole, tapame sealt otsast ja siis teisest otsast hakkame tapma ka, eks ole, vanu ja haigeid. Või kusjuures neid, kes on depressioonis. Kunagi arva seda, et see mõte on just nimelt selles suhtes, et me tapame vanu ja haigeid. See mängijaka kunagi selle koha. Tarmo, ma tahangi sinna jõuda, et see on satanistlik plaan, eks ole. Et aga lihtsalt praegu, kuidas ta nagu on, toimib, kuhu ta laieneb, meie teame sinuga, eks ole, me hoiata, meie kohus ongi sellest hoiatada. Aga ma näen praegu väga selgelt seda, et poliitikud ei olnud selleks valmis ja poliitikud olid ette valmistanud ja see oli meil ka Riigikogu komisjonides juba läbi käinud, see on see elulõpu tahteavalduse seadus. Ja Varro Vooglaid, kes on kristlane ja kes on ka jurist, eks ju, poliitik, tema komisjonis, ta vaatas sinna väga nagu sügavalt sisse, ta vaatas selle kõik läbi ja ütles niimoodi, selles ei ole midagi, mis seadustaks eutanaasia. See oligi ikka see, et sa teed ise selle avalduse, et kui ma olen selles seisundis, vegetatiivses seisundis juba või kuskil, et palun mind mitte elustada ja palun ühesõnaga sa annad loa selle stepsli ikkagi välja tõmmata. Aga see on hoopis midagi muud. Ja selle seaduse vastu, see oli see, mis meil oli nagu siia jõudnud. Aga saad aru, globalistidel, satanistidel oli sellest vähe. Ja nüüd, see on ilmselt väga väike seltskond inimesi, kes siis sellega tegeleb, kes siis riigikohtunikele, nad on kõik üks ja sama, me oleme sellest ka rääkinud, eks ole, üks ja sama maffia osa, meil ei ole enam. Üks ja sama seltskond. Üks ja sama seltskond, just, et see, kuidas nad on siin Riigikogus paika pannud, me oleme kõigile neile vastu hääletanud, siis me teame, mis inimesed nad on ja kelle inimesed nad on ja mis asju nad tegelikult on võimelised ajama, kui on vaja. Ja nüüd me olemegi selles kohas, kus Paul Tammert mõisteti Riigikohtus õigeks just nimelt selle pärast, et isegi, mul ei tule ta nimi meelde, see naisterahvas Isamaa justiitsminister, kes oli vahepeal see
no mul ka ei ole meeles, aga noh, need, kes teavad, need mäletavad ja teavad. Isegi tema nagu kirjutas internetis, sest EKRE tegi kohe avalduse, meie ei ole selle eutanaasia kaus, isegi tema tuli sinna, et mis, et EKRE nagu tahab, on siis nõus sellega. Lea Danilson järg, aitäh, just. Et Lea tuli ka siis sinna ja ütles all selle kommentaariumis, et nii, et kas EKRE tahab, no nüüd on selgeks saanud, et EKRE tahab ka, et olekski seaduslik inimesi minna ja ühesõnaga legaalselt nii-öelda selle, nii nagu see inimene tegi, ma ei hakka neid nimesid nimetama, sest ta on õigeks mõistetud, ma ei saa öelda tema nime siin praegu, siis mõtlen, et ta on süüdi, aga et minu meelest, eks ole, eetiliselt, moraalselt. Aga võibki nüüd igaüks minna ja pakkuda siis nii-öelda tervishoiuteenusena seda teenust ja inimestele elus lahkunud. Me peame seda hakkama reguleerima, et kas EKRE tahab siis tõesti, et nüüd võibki igaüks minna ja teisi inimesi ära tapa. Ei, me peame selle debatti nüüd algatama ja me peame seda hakkama reguleerima. Ma kirjutasin siin alla, et Lea, kas sa nagu päriselt ka ei saa aru, mis tegelikult on toimunud, et see inimene mõisteti Riigikohtus õigeks ainuüksi selle pärast, et nii nagu sa ütled, et tuleks kõik hääled hakkaksid rääkima, et me vajamegi nüüd seda debatti, aga ma ütlen ka sulle, sa ära arva, et see debatt läheb selles suunas, mida sina tahad õigeks pead, eks ei ole, vaid see debatt läheb just nimelt selles suunas, mida nemad tahavad, et eutanaasia seadustadagi. Et kui ma nagu seda suurt pilti vaatan, siis see, mis meil nagu Eestis toimub, on, et on ikka tõesti. Aga mis ma jälle ütlen kristlastena? Me oleme jälle selles ajast tagasi, eks ole, et okei, keelate ära siis tõesti satanistid, keerate, võtate kirikupühad riigipühadest välja. Meie kristlased peame ikka jõule edasi, eks ole. No kui meil ei ole vaba päev, eks ole, hea küll, käime selle päeva tööle ja õhtul lähme ikkagi istume siis jõululauas ja lähme kirikusse, kui veel tohib. Nukal ma tean, et ei tohtinud ka. Ja mis puudutab, seadustate selle eutanaasia ära, aga meie kristlastena teame, et Jumala arm ja abi on see, mis viib läbi kõikidest kannatustest ja ma isiklikult olen näinud väga-väga hirmsas seisus inimesi, kes kristlastena lahkuvad siit ilmast läbi valude, läbi kõige, aga naeratus ja helgus näol, eks ole, sest et neil on see Jumal siin kõrval, kes neid aitab, neil ei ole seda surmasüsti vaja. Ja see aga kohutavalt kurba, mille pärast me peame kristlastena palvetama, on see, et see ülejäänud ühiskond, kes võtabki ma näen ju neid inimeste arvamust ka, et valitsus, kes meil on tekitanud sellise olukorra, et inimeste igapäevane elu on ebaväärikas, piin ja valu ja vaev. Inimesed ütlevadki, andke mulle surmasüst, ma tahan sellest ebaväärikast, piinavast, õudsest elust lahkuda. Ja siis tuleb see valitsus, ütleb, eks ole, kõigepealt teeb meie elu põrguks ja siis ütleb, et sellest põrgust lahkuda, siis ma annan teile pakkume surmasüsti ka. Näete ju, kui hea ma olen. No, ma lähen siia kohe selle teema juurde, mis oli alguses meil, et kui sa rääkisid sellest, mis oli seal 9. mail seal ida pool. Ma alustan sellest, siis kõigepealt ma tulen teiste teemade juurde ka. Et kui seal oli see, et Putin oli nõus, siis vaatame siin asja nüüd nagu tähelepanelikumalt, kes külas käisid. Kes oli kõige tähtsam tegelane külas? No ikka Hiina liider. Ikka Hiina liider. Järelikult oli see lugu, et Hiina liider ilmselt ütles talle midagi. Mis oli seotud sõjaga. Ja nagu, ega siis Trump teab ju väga hästi seda, miks ta pani Hiinale tariifid? Trump Ameerika ja Hiina rääkisid enne seda omavahel juba milleski läbi. Ja, just, miks ta pani tariifid? Tariifid pandi meelega sellepärast, et Hiina on kõige suurem Putini sõjamasina rahastaja. Ja seda teavad need, kes teavad, eks ole. Meie siin ajakirjanduses võime rääkida ükskõik mida, lihtsalt sellepärast, et meil on see, et meil tehakse hüüdlauseid väga palju ja sellepärast ongi see, et seda ei teata. Ja ju siis miks ta seda ütles ja miks ta päev hiljem sellega välja tuli, oli see, et hiinlased rääkisid temaga konkreetselt teatud teemal, mis puudutas sõda. No suured on omavahel ammu kokku leppinud. Suured on omavahel kokku leppinud ja selles suhtes ongi, et hiinlastele tehti hiinlaste kaudu tehti Trumpi sõnum Putinil nii-öelda piltlikult selgeks. Mis tähendab seda, et me võime teil rahastepsli välja tõmmata, sest tariifide abiga on meil endal väikest viisi probleemid, seepärast meie kaupa saadetakse tagasi. Me kõik teame, mis on Hiina odavkaubad.
ja noh, ütleme niimoodi, et noh, Ameerikas on need need Shane'id ja Temud ja kõik muud siuksed asjad, see näevad hoopis teistmoodi välja. Muuseas, meie siin saame võib-olla tõesti sealt Hiinamaalt träni sõna otseses mõttes. Ameeriklaste Shane'id ja Temud on hoopis teistsugused. Aga noh, see ei ole see teema. Kui me lähme nüüd selle juurde, kui sa rääkisid mulle nendest kuupäevadest, mida tahetakse kalendrist ära võtta, ma lugesin seda artiklit ja jälle on üks see asi, mida nüüd tasub tähele panna. Neid artikleid ei tehta ja kõike seda ei tehta mitte ilmaasjata. Sest me teame nõukogude ajast, me mäletame seda, inimesed pidid käima tööl, jõulude ajal meelega kontrolliti lausa seda, et sa oleksid tööl koha peal, et sul ei oleks aega tegeleda selle jõululaudade ja jõulukuuskedega ja kõige muuga sellega. Meelega jälgiti seda, et sa kuusk aastavahetuseks, eks ole, okei. Aga mitte jõulude ajal, mitte et sa pead jõule, hoidku jumal selle eest, et sa kirikusse lähed. See oli nagu see nõukogude ajal, eks ole, ja lihavõtte peadest polnud ka mõtet rääkida, mune värviti. See oli kõik, jah. Aga see oli nagu kõik, aga see kogu see mõte sinna juurde, miks pärast miski asi toimus, nimetati seda munade pühaks, mitte lihavõtte pühaks või ülestõusmispühaks, ka hoidku siis jumal selle eest. Et seda kõike tehti, selle eesmärk, selle suur eesmärk ei olnud mitte see, et me nüüd lõpetame, me ei tee seda, lihtsalt need päevad on lihtsalt tavalised päevad, me kustutame kristlikust kalendrist selle ära. See eesmärk oli hoopis see, et vaata, kui sul on olemas need kalendrisse, tahes või tahtmata hakkad mõtlema selle peale. Jeesus sündis see aeg, eks ole, olgugi, et ta võib-olla ei sündinud võib-olla detsembris. Paljud märgid ütlevad hoopis seda, et ta sündis seal maal hoopis septembrikuus. Mis iganes, eks ole. Aga see pandi nii-öelda, see on ju vormiliselt või nii-öelda tähtpäevaliselt pandud juba alates 4.–3. sajandist, kus ta on siis pandud selle, et ta sündis 25. detsember. Ja siis kõik see ülestõusmispühad, kui need võtta ära nagu kalendrist, et siis on see lootus, et äkki inimesed ei mõtle Jumala peale. Ütleme niimoodi, et me marginaliseerime ära kristlased, kes siis lähevad kirikusse, eks ole. Aga siis tavalised inimesed ei lähe sellepärast, et nad ei mõtle selle peale. Et praegu nad ikka lähevad kirikuda, vähemalt jõulude ajal rahvast täis. Äkki nad lähevad juhuslikult jõulude ajal, eks ole. Võt sellepärast tehtigi seda. Ja kui me võtame selle sama asja praegu ja liigutame seda maailma umbes samas suunas ja nii-öelda nügime, et mõtleme selle pealt, me võtame kristlikud pühad ära. Meil ongi ainult need 2 kristlikku püha tegelikult. Meil teisi ei ole. Ega muust ei räägitudki. Ega me ei hakka ütlema seda, et jaanipäeva nimi on tegelikult tulnud ju Johannesest ja kõik, mis need on seal, eks ole, et kes jaanipäeval nagu nii, et kes seda Johannest meeles peab üleüldse, sest tegelikult ju tehakse hoopis muid asju. Paraku. Või siis näiteks igasugused muud sellised pühad. See, mis toimub novembris, mis selle nimi on see surnute püha või mis oli see. See ei ole üleüldse tegelikult seotud. Halloween või? Ei, mitte Halloween, see on see 2. november, see ja. See ei ole üldse seotud kristlikku, see ei ole üldse seotud sellega, et selle asemele tuuakse, ongi Halloween toodud. See ei ole üldse kristlik pühad. Ja meil ongi ainult 2. Ja kui need võetakse kalendrist ära, siis need võetakse ära just nimelt meelega, nii nagu nõukogude ajal tehti ja mõeldi seda, et siis inimesed ei mäleta, ei tea, ei lähe kirikusse. Sellel on loomulikult vaimne mõõde. Mingiks tähtpäevaks. Sa lähed ostad kingitusi ja kõik see, aga inimestel pole aega tegeleda jõulutemaatikaga ja selle sõnumiga. Neil pole aega tegeleda selle jõulusõnumi tegeliku mõistmisega. Siis tuleb igasugust jõuluvanasid ja kõike muid sellist kraami. Ja täpselt samamoodi on ka selle ülestõusmispühaga, sest tegelikult kristlikus kalendris on ülestõusmispühal palju suurem tähendus kui jõulupühadel. Sest see mõte on hoopis midagi muud. Sellepärast, et jõulude ajal, ütleme siis nagu see on, eks ole, siis Jeesus sündis. Kõik sai alguse. Jeesus sündis, pääste sündis, eks ole. Kõik. Aga ülestõusmispühad oli see moment, kui ju tegelikult Kristus, kes läks ristile, päästis ära kogu maailma. Ja enne seda oli kannatamine ja kõik see, kuidas me nagu... See oli see 3 päeva, see oleks ole, et see oli see suur reede, ristile minek, siis oli see, see vaikne laupäev, kus ta oli seal, siis võttis need kuradi käest need võtmed ja läks ja põrgus käis ja oli ja siis tõusis üles. 1., 2. ülestõusmispüha. Need on ju palju olulisemad, sest need olid need ajad,
See on see, millest me praegu elame. See, millest me praegu elame, see on see, millel on antud, meil on armuaeg antud. Et igaüks, kes temasse usub, saaks igavese elu. Et ta läks, meie eest läks sinna ristile, läks sinna, kuhu ta ei oleks pidanud minema ja tõusis üles. Meie täpselt samamoodi peaksime üles tõusma läbi selle, kui me võtame ta vastu. Eks ole, see on palju olulisem püha. Ja kui me võtame selle kalendrist ära, siis on see, et me lihtsalt on seal suur hulk inimesi, kes unustavad äkki need pühad ära. Nii et ma ütlen, et see on seesama, see on see nõukogude aja pärand, aga selles ei ole mitte midagi üllatavat, sellepärast et arvestades seda, et see, mis toimub praegu Euroopa Liidus vaimses plaanis, on seesama, mis toimub Nõukogude Liidus ju. Seesama vaimne sild, mis siis ehitati, mida siis tehti nagu nii-öelda robustsel viisil. Nii-öelda ida poolt tulnud siuksel robustsel viisil, siis seda tehakse ju praegu niimoodi tšikibriki stiilis. Ja niimoodi, et aga sa ei saagi aru sellest, mis toimub ju tegelikult. Nad võivad ju öelda inimestele, eks ole, et ma räägin sellest samast asjast ka ju jõulud võtame ära, et aga kas jõuluvana võib ikka käia ja jänkutavad mune ikka. Aga ma räägin sellest tšikibriki stiilist, mis ma nimetan siia juurde, see on tegelikult nii-öelda võltshumanism. Sellepärast, et kui me lähme selle sama teema juurde, millest sa rääkisid seoses selle enesetapumasinaga, siis see on ju tegelikult kõigu ehtsam näide võltshumanismist. Just. Väga räige, väga otseselt öeldes võltshumanism. Ja inimesed... mis me teeme? Me päästame inimesi kannatustest, sellepärast, et see niimoodi, kullakesed, aga Hitler tegi ju täpselt samamoodi peaaegu jutumärkides. Aga ta tegi ju, sellepärast, et seal tehti inimestega teste. Kõigepealt pani inimesed koonduslaagrisse, kus neil oli hästi halb ja hästi ja siis andis neile gaasi. Seda Zyklon B-d. Ja mismoodi see vahe oli praegu selles suhtes? Hitleri poisid võtsid ka tegelikult ära ju kõikidelt nendelt inimestelt vara. Väärikuse, kõige selle. Ja andsid neile gaasi ja oligi kõik. Võtti nad alasti paljaks ja aeti gaasikambrisse. Aga mida tehti praegu täpselt samamoodi? Me oleme jõudnud sellisesse, kus me räägime sellest, et see on nagu humaanne. See ei ole humaanne see. Kullakesed, see ei ole humaanne. Ja, aga ma vaatan, kuidas inimestele ega ma ilmaasjata ei rääkinud seda, et kõigepealt tehakse inimeste elu ebaväärikaks, piinaks, mureks, valusaks, võetakse neist ära, nagu me räägime, inimväärikus ja kõik. Ja siis pakutakse neile selle asemele, räägitakse väärikas elust lahkumine. Ja ma vaatan, ma saan nendest inimestest ka aru, kes räägivad, et nad lähevad, võtavadki selle, neelavad selle konksu nagu nii kenasti alla. Nad ütlevad, et näed, ma vaatasin oma ema kannatusi või pealt mitu aastat, ma pidin teda hooldama, eks ole, kõike. Ema ootas iga päev, et millal see surm tuleb ja kõik, et need lood on praegu selle, see debatt ongi avatud juba. Ja need lood on juba praegu esil ja neid ka võimendatakse. Et inimesed nagu noogutaks kaasa ja ma näen, kui paljud inimesed juba noogutavadki kaasa ja isegi inimesed, kelle elul ei ole midagi viga, räägivad, et kui mina ka ükskord olen vana ja haige, siis minul peab olema ka ikkagi õigus otsustada. Mina ei taha jääda oma lastele tõugata ja lükata ja tõsta ja kõik. Aga saate aru, see, millest teie räägite, on ebanormaalne olukord, mida te projitseerite praegu oma ellu selle asemel, et ja mida ka nagu valitsused just Euroopas, kõik see heaoluriigi ülesehitame, kõik see individualism, see perekonna hävitamine, see kõik on nagu kaasa toonud, et ma ei taha jääda oma lastele tõugata ja lükata, sest et me oleme üles ehitanud ühiskonna, kus laste ja vanemate side ongi katkenud juba väga varakult, eks ole, sest vanemad teevad tööd, lapsed on üksi, eks ole, lapsed on, ma ei tea, kooli hooldada, eks ole, kus õpetatakse neile igasugust 20 sugu juba ja see kõik on nagu läinud nii käest ära. Ja siis inimesed lähevadki nagu täiesti kas trotsist või ka sellest, ma saan sellest seisundist aru, kui nad ütlevad, et aga ongi hea, kui ma saan ennast ära tappa. Ja kui mul on see legaalselt võimaldatud, aitäh partei ja valitsus. Aga see ongi niisugune, kõigepealt on ju see küsimus, et kas sina oled ise endale oma elu andja?
oled sa andnud omale iseenda elu? Tarmo, meie räägime praegu nendes eetilistes ja moraalsetes kategooriates, milles siiamaani inimkond elas, aga saad aru, selle lõhkumine ju käibki täiesti... Jaa, ma saan aru sellest. Nii, aga ma räägingi siia juurde, et inimene pole iseendale oma elu andja. Nii, täpselt samamoodi ta ei saa seda ka võtta. Ja kui me räägime siin sellest võltshumanismist, siis tegelikult ongi ju see, et kus on see piir? Kus on see piir? Aga seda piiri enam varsti ei olegi. Sellisel juhul ei ole. Ja vaata, siin ongi ju see, et me räägime, aga me hakkame rääkima ju sellest, et inimene tahab elust lahkuda. Et ta on haige ja kõik siuksed asjad. Aga tead, kuhu me jõuame sellisel juhul? Me jõuame selleni, et neid elust lahkujaid vabatahtlikult tuleb sellisel juhul, ühel hetkel lammutatakse see aken kaugemale, see Overtoni aken. Just lihtsalt selle põhjusega, et seal ei ole enam need haiged ja vanad. Seal on juba lihtsalt need, kes lihtsalt ei tahagi elada. Jah, depressioonis ja mida iganes. Noored, kõik. Ja sellepärast ongi just nimelt see, et kui me loome sellise situatsiooni. Vaata, meil on ühiskond, kes on nii-öelda lükanud selle Jumala tahaplaanile sellepärast, et teda umbes nagu ei ole vaja ja vaata siis loobki ühiskond sellised tingimused. Ja meie siin niimoodi näeme seda ja mõtleme, et apikene, et aga tegelikult nad räägivad umbes niimoodi nagu see oleks jube humaanne. Aga see ei ole humaanne, sellepärast, et seda akent hakatakse järjest tõstma siis sellisel juhul. Ja ütleme niimoodi, et need tingimused, mis luuakse, on ühel hetkel sellised, et aga inimene, kes ei tahagi elada, jah, et ma ei taha ja siis ta lahkubki. Aga vaata, see ei ole Jumala plaan. Sellepärast, et tegelikult isegi ka need inimesed, kes on vaata sellises seisus, ega nende jaoks ka ei ole ju tegelikult, nende jaoks on ju oluline see, et mis neist edasi saab. Pärast seda, kui nad on siit maailmast on läinud, mis neist edasi saab. Nad pole selle peale mõelnud, et kuna nad ei ole ise endale päriselt oma elu andjad, siis nad ei ole selles positsioonis, et omalt seda elu võtta. Täpselt, ma tahan öelda niisuguse teise nagu näite, eks ole. Et endised satanistid näiteks, eks ole, räägivad seda, et nad müüsid oma hinge, eks ole. See on rumal jutt. Ja ma ütlen, miks see on rumal jutt. Sellepärast, et sina ei ole ise endale oma hinge andnud. Sa ei saa seda osta ega müüa. Sa võisid seda ükskõik kuidas müüa nii-öelda ja et sa andsid seal seda ja mingi 3 tilka verd. Aga see ei ole sinu asi anda ja müüa ka ei ole sul võimalik seda. Jah, kui sa siit ilmast lahkud ja kui täpselt selles samas positsioonis oled, nagu sa siis sa oled oled just nimelt seal, kuhu sa ta müüsid nii-öelda jutumärkides. Aga kui sa võtad Jumala vastu, siis sa oled muudetud ja siis kogu see asi ei kehti, sest sa ei saa müüa seda, mis sulle ei kuulu. Aga vaata, siin ongi just nimelt see sama asi. Sa arvad, et see elu siin on lihtsalt see, et ma lõpetan selle ära lihtsalt nagu mingisugune, nagu koer panen ennast magama. Inimene võrdsustab ennast mingisuguse loomaga. Ta ei ole loom. Ta võrdsustab ennast koeraga, paneb koera magama, eks ole, et paneme inimesega magama täpselt samamoodi. Aga see on absurd, sellepärast, et sina ei ole, ja koer on hing lihtsalt, aga sina ei ole oma endale elu ise andnud. Järelikult sul ei ole ka õigus seda niisama lõpetada. Ja kui sa valid, siis sa võtad selle, ütleme niimoodi, et Jumal on sinu jaoks täpselt samamoodi olemas. Ta ei ole sul kadunud, ta on sul olemas, sul on võimalik ennast võtta ta vastu ja saada tema lapseks, ka isegi viimasel hetkel. Ja seal on olnud inimesi, kes on tulnud ka viimasest hetkest välja ja kes on tõusnud sealt üles. Hea näide on näiteks noorest peast, hästi palju on tunnistanud, sellest on selline jutlustaja nagu Kenneth Hagin. Ja Kenneth Hagin rääkis sellest, et ta oli surivoodil noorena. Sest tal oli probleeme kopsudega ja südamega, mis tal seal oli ja deformeerunud olid seal need asjad. Arst ei teadnud tal üldse mingit lootust. Nad rääkisid tema juuresolekul, ta ise kuulis seda, et kuidas, mis juhtub, eks ole. Ja arstid, kes pärast on, tema ütles niimoodi, et ma ei lepi sellega. Ma võtan selle vastu, mis Jumalal on mulle pakkuda ja ma lähen ja astun sealt välja. Ja ta sai üheks tuntumaks 20. sajandi jutlustajaks üleüldse ja lahkus 83 aastasena. Ja ta rääkis kogu aeg sellest, et
mis ta tegi, mis sammu ta astus. Nii et noh. Aamen. No, ja see on puudutab täpselt samamoodi kõiki neid inimesi, kes arvavad umbes niimoodi, et nüüd ma lõpetan ära selle, sa ei saa lõpetada seda, mis sulle ei kuulu, mida sina, mis on sulle antud, aga mis ei ole sinu oma. Kuule, aga ja kuhu sa mõtlen just nimelt selle näitega, eks ole, et me kõik me võime inimestena mingil hetkel arvata, et see on nüüd lõpp, eks ole, aga Jumalal on mingi suurem plaan, aga mida ma tahan veel öelda on see, et meie kristlastena ja ma arvan, et ka kõik kristlased, kes meid kuulavad ja vaatavad, saavad ju aru, nemad saavad aru, millest me räägime. Aga see seltskond, kes tahab meile kõike seda nii-öelda tuua meie ellu, nii-öelda legaalselt seaduse tasandil, nemad ju mitte ainult ei tegele nende asjadega, mida nad tahavad meie ellu tuua, vaid nad tegelikult saavad ju väga hästi aru, eks ole, miks ma nimetan seda kurjuseks, ongi see, et nad saavad aru, et nad tahavad sellega ka võita nagu ka Jumalalt maad kätte ja tagasi kogu aeg, eks ole, suurendada seda oma mõjuvõimu. Tohin ma sinna öelda vahele. Nemad ei ole otsustajad selles suhtes, et nemad on lihtsalt toru. Ehk nii nagu ütles Tõnis Mägi, kui tema ütles niimoodi, et tema on Jumala toru, siis nemad on see teine toru. Ei, seda nagu ja nemad on lihtsalt selle asja kandjad. See tähendab seda, et nemad esindavad just nimelt seda teist poolt. Ja nad on nii, nagu oli Piiblis, oli Johannese kirjas, Johannese evangeeliumis, oli seal, kus seal oli, Jeesus ütles neile konkreetselt sellise sõna, et kui te mind vastu ei võta, mis tähendab seda, et ta ütles neile niimoodi, et nad ei saanud aru sellest, ta ütles tähendamissõnaga, kui te ei söö minu liha ja ei joo minu verd. See oli mõeldud hoopis teises mõttes, et te võtate mind vastu just nimelt tänu sellele, et kui te olete seda teinud, siis te olete mind endale vastu võtnud. Ja enne seda, mis ta ütles, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja siis oli see, nii huvitav on see, et kuidas Piibli sõnaga pandi paika just nimelt see humanism. Johannese evangeeliumis 6:66. Mis numbrid need on? Oli öeldud niimoodi, et seal oli seltskond, kes ütles niimoodi, et see kõne on liiga kõva, et kes seda üldse suudab taluda. Ja siis läks suur hulk inimesi läks tema tagant ära. Need olid need tolleaegsed humanistid. Ja vaata, see ongi see võlts humanism, et me teeme midagi, mis on, ütleme, et me oleme humanistid. See ei ole humanism, see oled see, et sa teenid kedagi teist sellisel juhul. Aga ma mõtlen, et kuidas ka kirikud on selles mõttes surve all, et näiteks, meie räägime siin sellest eetikast ja moraalist, mis kunagi olnud ja kunagi oligi, et tegelikult ka enesetapjad ei maetud kiriku surnuaeda, vaid maeti nagu müürist väljapoole, eks ole. See oli nagu väga selge seisukoht, eks ju. Ja sellel oli ka, ütleme, reaalses elus see tulemus on, et ja me teame ka, et mis on nagu öeldud homoseksuaalsuse kohta Piiblis, eks ju. Ja kui me nagu praegu vaatame, kuidas sellega, homoseksuaalsus on juba toodud kirikutesse, eks ole, sest me elame sellises muutuvas maailmas ja ühesõnaga me peame ka muutuma ja siis siin oli see sotsist Toomas Jürgenstein, kes on ka omast arust suur teoloog ei ole kunagi religioonispetsialist, et temaga ütleb, et me peame neid asju hakkama tegema, sest muidu inimesed ei tule kirikusse. Ma nagu mõtlen, et vabandust, et kas me tõesti peame tooma homoabielud kirikusse, eutanaasia kirikusse, sest et maailm on ja ma ei tea, või kõiki muid asju ka veel, et lõpuks me ei räägi enam ka kirikus võib-olla sellest Jeesuse sünnist ja ülestõusmisest, vaid kutsume kirikusse jõuluvana ja jõuluvana peab siis teenistust ja jagab kingitusi ja siis ülestõusmispühade ajal tulevad jänkud, eks ole, kostümeeritud jänkud ja veeretavad mune, et kui kaugele me võime, eks ole, sellega minna, tuua inimesi kirikusse, aga vabandust, see ei ole enam kirik, eks ole, sellisesse kirikusse ei olegi vaja. Jumal ei tahagi, et kirik oleks sellisesse kirikusse. Parem olgu seal need vähesed inimesed, kes päriselt tunnevad Jumalat, kui et me avame kiriku uksed, tulge, sest kõik on juba valmis. Kõik ongi valmis ja patused ja kõik, kes on vaevatud ja koormatud, on oodatud, aga patud antakse sulle andeks,
aga tingimus on mine ja ära tee enam pattu. Vaata, see ongi sa ei saa oma patuga tulla kirikusse, seda pattu edasi teha. See on huvitav moment. Mina tahaks tegelikult oodata seda aega, kui nad tulevad just nimelt need samad inimesed, kellest me oleme ka siin rääkinud, ka need seksuaalvähemused, eks ole. Miks? Sellepärast, et nad saavad, no see kirik peab olema siis selles suhtes ja kogudus peab olema just selles positsioonis, et nad kuulutavad neile tõde. Nad tulevad sinna kohale, nende elud saavad muudetud. See aeg ei ole kusjuures üldse enam kaugel. Aga need inimesed on tulnud ja on saanud muudetud. Ja nad saavadki muudetud ja selles suhtes ongi see. Aga kui me võtame nüüd selle sama nii-öelda Jürgensteini nägemuse sellest kirikust ja kogudusest, siis ma ütlen seda, et kirik ja kogudus peab olema see tõe sammas, eks ole. Kui ta seda ei ole, siis teda pole vaja. Ja ütleme niimoodi, et Jürgensteini nägemus selles osas teeb selle, et lihtsalt seda kogudust ei ole vaja. Ühel hetkel teda tõesti ei ole vaja, sest kui sa representeerid seda sama asja, mis mujal on, kellele sind vaja on siis? Sa oled lihtsalt siis nagu lihtsalt üks sihukene klubi, üks seltskond, kes tuleb kokku, kes võib-olla räägivad Jumalast ka natukene, kes võib-olla räägivad ka Piiblist. Need, mis ei sobi, need kirjakohad, need lükkame välja, sellepärast, et nendest ei ole hea rääkida. Või teeme üldse Piibli ümber. Sellist asja on ka üritatud teha, et võtame sealt need kirjakohad, mis puudutavad näiteks, räägivad homoseksualismist kui patust, eks ole, lükkame need üldse välja. Räägime ainult armastusest. Ja räägime ainult armastusest ja vot niimoodi, eks ole, ja siis loome endale niisuguse, teemegi sellise kiriku. Aga vaata, siin ongi probleem, see ei ole kirik sellisel juhul. Ma ütlen veel kord, kirik peab olema ühe riigi, nii nagu ütles Martin Luther King. Ja ütles niimoodi, et kirik ja kogudus peab olema ühe riigi südametunnistus. Jumala riigi. No ütleme selle maise riigi, eks ole, tegelikult. Ta peab olema selle maise riigi, kus ta on. Ta peab olema südametunnistus sellel. Ja kui see südametunnistus sulle, siis seda ju ei ole. Ta on lihtsalt mingisugune koht. No ideaalis peakski olema niimoodi, et Jumala riik on, tulgu meile sinu riik ja see on nii taevas kui ka maa peal, et ideaalis peakski olema ju see, et on inimeste riik, siis inimesed peavad ka kuidagi organiseeruma, eks ole, mis on nagu siis selle Jumala riigi seadustega kuidagi käib siis nagu kaasas. Aga mis ma tahan veel öelda, mida ma nagu praegu näen, et kirikud on muutunud, see on nagu omaette poliitika täiesti, eks ole, et kirikud ei saa ka nagu sellest väljaspool seda saaks tegelikult, aga küsimus on, kas nad tahavad või taha või kuidas need see riigi ja siis kiriku omavahelised suhted siis on, et praegu ma näen muidugi, et riik tahab hästi sekkuda kiriku ellu. See seadustega sellel on ka oma eesmärk, eks ju, aga ma näen, et ka nagu kirikujuhid on väga suure surve all, sellepärast, et ikkagi kirikuhooned, eks ole, kuidas neid ülal pidada, see on rahastus, ka riik rahastab, eks ole, siiani vähemalt on mingis osas rahastud. Koguduse suurusest oleneb, eks ole, kas see kogudus ja see kirik kusagil saab siis hakkama või ei saa hakkama, kõigil on see olukord ja siis tullakse ja näidatakse meile näiteks sellist, mis on reaalsus, näidatakse sellist pilti, et aga näete, et meil on siin üks kirik, ma ei hakka selle kiriku nime nimetama, ma arvan, et kõik saavad aru, mis me räägime. Meil on siin üks kirik Eestimaal, kuhu kõik on oodatud ja kus on üks naiskirikuõpetaja, eks ju, ja kus selle kiriku, kuidas ma ütlen, annetuste võrreldes teiste kirikutega siis ja kogudustega Eestimaal, selle kiriku koguduste annetused on kõige suuremad, neil läheb nagu väga hästi, sest kõik tahavad sinna tulla ja näete, see on see etalon, mille poole kõik peaksid püüdama, et saad aru, kas seda ehitavad nad meil nagu sellesse süsteemi sisse. Aga ma ütlen siia juurde, aga las ehitavad, andku minna. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes asi on selles, et taoline kirik, taoline kogudus, taoline õpetaja kahjuks ei muuda midagi. Ta ei muuda Eesti Vabariigis midagi, ta ei muuda nende inimeste eludes midagi, mis kõige hullem on selle asja juures. Kahjuks on see, et kui nad ühel hetkel siit ilmast lahkuvad ja nad jäävad sinna täpselt sellesse positsiooni, kus nad jäävad, siis nad avastavad
oma selleks, et see raha, mis nad olid andnud sellele kirikule ja sellele kogudusele, ei aidanud neid ikkagi eemale sellest, millest nad tegelikult sisemiselt üritavad ja eemale saada. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui sa neile tõde ei tunnista, kui sa ei oota nende meeleparandust, see on kogu aeg olnud niimoodi, sest taolisi kirikuid ja kogudusi oli ju erinevaid prohveteid, oli ju seal Vana Testamendi ajal ka, kes rääkisid just täpselt seda, mis just kõrvadele meeldis. Kõrvadele meeldis. Nii et selles suhtes on see, et kui nad seal ühel hetkel seal on, ütleme, et seisavad seal Jumala ees, siis see saab olema raske moment neile. Tead, kui nad avastavad seda, et nad ei kuulegi just nimelt seda, mida nad tahaksid kuulda. Ja tead, mis on nagu veel kõige hullem, et see on meil siit Riigikogu debatist läbi käinud hoopis teises kontekstis. Siin nimelt me teame, kuidas meil siin rohepoliitikad ja kuidas täiesti jaburad, Jumala, ma ütlen kõik füüsikaseadused ja kõik, kuidas maailm on üles ehitatud, universum on üles ehitatud Jumala seadustega vastuolus hakatakse midagi tegema. Aga mitte seda ma ei taha rääkida, sest meil tegelikult kell näitab, et me peame hakkama saadet kokku tõmbama. Aga kuhu ma tahan välja jõuda on see, et kui ma olen täiesti kindel, et sellest eutanaasiast see debatt tuleb varsti laua peale, ma palun, et kristlased võtaks selle väga tugevalt ikkagi palvesse, aga ma näen, et rääkides ka näiteks sellest samast kirikuõpetajast, ta ju teeb ka hingehoidu ja kõik ja ma arvan, et see on hea, et ta teeb hingehoidu, aga see on tema tugev küll. Aga tema on esimene, kes tuleb täpselt samamoodi, ma tean, ta tuleb rääkima nendest surijatest, kes ta iga päev näeb ja ma arvan, et ta tuleb varsti, ta veeretatakse välja, teda kasutatakse nagu väga hästi ära, ma näen ta nagu selline eeskõneleja, eks ole, kes tuleb ja hakkab väga sihukesena, et kui hea ja tore asi see tegelikult on, eks ole, ja kõik, aga tulles tagasi selle juurde, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et Jumal on väga selgelt öelnud, et kui keegi teeb pattu, me kõik oleme nagu patused, eks, kui keegi teeb pattu ilma mind tundmata, siis see patt on talle väiksem kui see, et ta on mind vastu võtnud, ta tunneb mind, ta on nii-öelda minu omaks saanud, ta teeb minu riigi tööd ja ta teeb siis pattus, see patt on talle kahekordselt arvestatud. Nii et kui need inimesed lähevad ükskord sinna kuhu nad lähevad? Eks ole, kui nende ühesõnaga elu pannakse siis kaalukausile, elatud elu pannakse siis ja teod pannakse kaalukausile, siis ma arvan, et nad on ikkagi kahekordselt pattu teinud, sest nad on teadlikult teinud seda, mis ei ole Jumala riigiga kooskõlas, olles ise justkui Jumala riigi või töölised. Ma lisan siia juurde lõpetuseks või sihukese lause, mida ma tahaks tegelikult ka kristlastele meelde tuletada, et kui sa ütlesid siin, et me oleme patused, eks ole. Me ei ole, seepärast me oleme kristlased. Jeesus on meid vabaks ostnud just nimelt sellest, siis kui ta läks ristile ja tõusis sealt üles. Nii et kui te võtate seda selle seisukoha järgi, et te olete patune, siis võtke parem selle järgi, et ma olen päästetud. Ma olen kristlane ja ma olen vaba sellest. Jah, me võime eksida, aga meid on vabaks ostetud. Me ei ole vabaks ostetud siis, kui me teeme asju ikka endiselt siis edasi arvestamata ja teeme neid asju ja ootame seda, et see reha meile vastu pead ei löö. Vaata siis pole sellest nagu kasu. Aga selles mõttes, et kui me teeme neid asju, mis ei ole Jumalale meelepärased, siis ei ole ka sellest vabaks ostmisest meist kasu. Sellepärast, et siis meil puudub see osadus. Sest ta ei ole siis nagu nii meiega. Sellepärast, miks ta peaks olema, kui ta näeb seda, et me teeme seda, teist ja kolmandat, mis tal ei ole meelepärane. Aga me oleme vabaks ostetud, nii et selles suhtes ärge kunagi mõelge, et te olete enne kõike patused. Mõelge enne kõike seda, et te olete vabaks ostetud kristlased. Just, aamen. Aga lihtsalt ma räägin, kuna me rääkisime siin ikkagi juttu oli sellest ühest kirikuõpetajast, ühest kogudusest, siis ta on kirikuõpetaja, ta räägib kiriku nimel, ta räägib kõigi kristlaste nimel ka ja teeb seda, mida ta teeb, nii et ma arvan, et aga kõik ei jaga seda vaadet, nii et selles suhtes ma ütlen seda, et ma ei usu, et neid oleks üleüldse väga palju, keda saaks rääkida, kes saaks nii-öelda võrdusmärgi panna. Mina kristlasena muretsen ka tema hinge õnnistuse pärast ja me kõik peame palvetama ka tema hinge õnnistuse pärast. Nii, aga mis sa arvad, me paneme täna selle meie podcastile punkti? Minu reisist Kurdistani, kus ma käisin. Räägime järgmine kord, et ma käisin seal kristlaste ja usuvabaduse, see oli suur
rahvuslik palvus hommikusöök oli Kurdistanis. Kurdistan, ma lihtsalt markeerin selle ära järgmiseks korraks, et Kurdistan on riik, kus on väga palju kannatanud, kus on väga palju erinevaid uske religioone peavad koos eksisteerima ja kuidas kristlased on seal väga kannatanud ja see kristlik hommikusöök oligi just see, et meie kristlastena läksime sinna neid toetama, kristlasi toetama ja kogu seda tegevust toetama. Ja see kõik, mis seal toimus, et sellest ma tegelikult hea meelega räägiksin. Ja me hoiame selle järgmiseks korraks nii-öelda magustoiduks ja soolaks. Nii, aga selline oli meie tänane saade Sinu riik tulgu ja kohtume järgmine kord ja siis on uued teemad ja uued jutud. Ja olge õnnistatud. Olge õnnistatud, kohtumisel.